See võtab alati sellise aja, mida ette ei tea. Nii. Tere tulemast! Tere tulemast! Kätte on taas jõudnud neljapäev, nii nagu ma tund aega tagasi ka ähvardasin, et minu seinal saab taas kord olema üks huvitav vestlus. Ühesõnaga, tere tulemast Inspiratsiooniraamatukogu esimese raamatu Dr. Rangan Chatterjee Tervise 4 tugisammast ja terviseteemalisele vestlusele. Mina olen Kris. Selle ma unustan alati öelda. Mina olen Kris, mina olen süüdi selle raamatu äratõlkimises ja kirjastamises ja see on üks asi, mille üle mul on tohutult hea meel ja järjest rohkem ja järjest rohkem. Ma loodan, et teil ka. Mul on väga hea meel, et igal neljapäeval siinsamas minu Facebooki seinal on meil põhjust erinevate väga kihvtide inimestega terviseteemadel vestelda. Ja need vestlused lähevad välja kuni 17. detsembrini, nii et jõuludeni välja. Neid vestlusi saab järele vaadata ka meie kodulehel www.inspiratsiooniraamatukogu.ee ja meie Facebooki lehel Inspiratsiooniraamatukogu. Igasugused likeid, share'id, care'id, kõik on väga teretulnud. Kui sul meie vestluse ajal täna tehkib vastupandamatu soov endale ka raamat soetada, siis oled väga teretulnud seda tegema ka interneti vahendusel, kuigi raamatud on saadaval ka Rahvaraamatus Apollos ja minu teada Selveris endiselt, siis meie enda koduleheküljelt inspiratsiooniraamatukogu.ee, sinna oleme me üles pannud just sinu jaoks ühe armsa e-poe ja sealt raamatut soetades saad sa kaasa ühe väikese kingituse. Aga nii palju siis sellest, lähme meie tänase teema juurde ja mul on äärmiselt hea meel öelda tere sulle, Karmen Britson. Tere, Kris. Tere. Nii suur aitäh sulle, et sa olid nõus selle raamatu läbi lugema ja mitte ainult. Me kohe varsti jõuame ka selleni, et mismoodi see raamat üldse sinuni jõudis. Aga Karmen, alustuseks, sa oled niivõrd värvika tegevuste portfelliga inimene, et milleks või kelleks sa täna ennast kõige rohkem pead? Ma arvan, et ma kõige parem ja kõige lihtsam. Ma arvan, et on inimesel mõista, kui ma ütlen, et tänasel päeval ma julgen ennast nimetada õpetajaks. Mitte koolitajaks, mitte treeneriks, vaid õpetajaks. Ja ma arvan, et õpetaja ongi nagu see, mis on inimestele kõige kergem vastu võtta, minul kõige lihtsam välja öelda, et ma õpetan inimest paremini mõtlema, julgemalt mõtlema ja ma arvan, et ma õpetan inimest ennast tundma. Endaga tuttavaks saada. Su nii-öelda see ametinimetuse laadne toode on transformatsiooni coach. Coach on üldse Eesti inimese jaoks täiesti selline kummaline sõna, mille tagamaid võib-olla adutakse väga vähe. Kas see ongi see õpetaja, mida sa niimoodi ütlesid? Mis vaata, siis kui ma alustasin kunagi seda teekonda, nüüd on sellest juba 2 aastat möödas. Vaata, kui huvitav, et aeg jookseb nii kiiresti, eks ole. Ja kui ma alustasin kunagi 2 aastat tagasi seda coachi teekonda, siis Eestis väga seda coachimist nagu ega ei saadudki aru, mis asi see on. Siis ma mäletan nii hästi, et kui ma lõpetasin selle Tony Robbinsi life coachingu kursuse, siis ma tükk aega mõtlesin, et mis asi ma nüüd siis nagu olen, mis ma nüüd olen. Aga sertifikaadi peal oli kirjas life coach. Ja siis ma teadsin, et okei, ma olen siis järelikult coach. Aga need olid ju lihtsalt strateegiad, kuidas aidata inimest, ütleme, mingisugusest seisundist välja tulla ehk muuta oma seisundit, millest ta on. Ja siis, kui ma panin endale siis nagu sildi life coach, siis ma tundsin, et see ei resoneeru minuga mitte kuidagi. See on nagu, et see silt on justkui minust natukene eemal. Mõne aja pärast ma sain aru küll, miks ta minust eemal oli. Sellepärast, et sellel ei olnud seda energiat, mida eestlane suudaks vastu võtta. Ta hakkas nagu otsima tähendust sellele, mis see life coach on. Ja lausa nii sügavuti, et mingisugusel hetkel oli Õhtule suur artikkel, kes on life coach. Siis ma sain aru, et see on nagu siis lausa nii suure küsimärgiga, et kes on life coach.
et see oli nagu justkui nagu selline uus trend, uus avanemine ja olles nagu elus juba üsna harjunud sellega, et ma tõenäoliselt peangi olema pioneer, siis ma mõtlesin, et künname selle vao siis nagu ette, et küll need sealt tagantpoolt siis tulevad, neil on pisut lihtsam. 2 aastat on möödunud, nüüd meil on life coach'i nagu seeni. Et keegi ei küsi enam, kes on life coach, kõik teavad, kes on life coach ja life coach on tegelikult nagu nõustaja, nõuandja, kes oskab nagu kuulata, kes oskab lähtudes oma kogemustest anda sulle nõu. Ja minu meelest isegi Eesti Ekspressis oli mingisugusel ajal hiljuti, see oli suve hakul, oli isegi ajakirjanik küsis minu käest, et kas me ei anna neid tiitleid liiga kergekäeliselt, et life coach'id, et nüüd on tänapäeval kõik life coach'id küsivad 4000, eks ole. Siis mina ütlen, et aga mõtle, kui hea see tegelikult on. Et kui sul ongi, et kui me ei pea alati mõtlema selle peale, et ma pean psühholoogi juurde minema, äkki sul ei ole psühholoogi vaja, äkki sul on lihtsalt vaja ühte life coach'i, kes teab lähtudes oma kogemusest, sest kui sa otsid coach'i, siis otsi sellist coach'i, kellel on sinuga sarnane, kas siis minevik või olevik, kes teab, kus sa oled, kus sa tuled, missugune on see kari, et ta kuulub sinu karja ja selles karjas on alati keegi, kes näeb sinu piina. Ja võt see coach võib siin selles aidata. Psühholoog ei pruugi teada sinu karjavalusid, aga see coach, tema teab. Sellest ma kirjutan küll täiesti alla. Ja siis lihtsalt sa võtad selle info, mis sul sealt vaja on. Ja siis ühel hetkel ma sain aru, et see life coach, et kuna, nagu sa ütlesid, minu elu on natukene, ma nimetaksin seda võib-olla põnev. Natuke põnev on vist jah. Et siis nagu, et ma leidsin, et ma mitte ei jaga nagu inimestega enda kogemust, vaid ma otsin võimalust muuta inimese seisundit kohe. Et kui ta minuga räägib, kui ta minu poole pöördub, kui ma räägin rahva ees, kui ma esinen, siis minu ainukene taotlus selles hetkes on, et looja aitab mul luua muutust nende inimeste ellu kohe, kes on tulnud siia, kas mind või neid inimesi kuulama, et nad saaksid kohe kätte selle uue seisundi, mis aitab neil järgmisele levelile, et nad näeksid kõrgemalt. Ja siis ma julgesin endale öelda, et aga see on ju transformatsioon. Järelikult, I'm a transformational coach. Ja palju lihtsam. Ja seda see ei ole vist ka Eestis veel väga levinud. Jah, et inimesed vast ei julge võtta seda vastutust, et kas sa suudad luua muutust, suudan. Või vähemalt aidata, võtta inimene käe kõrvale ja aidata tal see muutus iseenda sees üles leida. Aga see ei ole ju, ometi sa oled ju teles täpselt samu asju teinud, et küll teise nurga alt, aga sinu saated on olnud kõik, või vähemalt need, mis minuni on kajanud, on olnud kõik nii-öelda suure tähega inimese kesksed. Kas see on sind, kui palju see sind siis suunas sellele teele? Ma arvan, et see oligi ettevalmistus sellele, mis ma praegu teen. Kuigi väga paljud inimesed arvad vastupidi, et umbes, et kuna see siis nüüd televisiooni tagasi läheb. Võib-olla ma lähen, ma ei tea seda, aga hetkel ma tunnen, et televisioon oli ettevalmistus selleks, mida ma täna teen. Aga samas sa ju teed praegu saadet ausalt ja avatult, on täiesti YouTube'i kanalina olemas ja see on ju saade lihtsalt, see kanal on teine, sul on oma kanal. jah, et sellega on nagu selline huvitav asi, et ma tegin selle intervjuu ära Kristi Loigoga, seal ausalt ja avatud YouTube kanalis. Ja ma olin täiesti kindel, et see saade nagu jätkub sellisena ja ta saab tuule tiibadesse ja ma hakkan tegema. Aga tead, mis on huvitav? Kui ma selle saate olin ära teinud, siis ma mõtlesin, et see pole see. See pole see. Et ma nagu, jah, kindlasti tuleb järgmine külaline ja ma räägin temaga ausalt ja avatult, aga see ei ole minu tänane ambitsioon teha sellist YouTube kanalit, kus sul on oma saade. See on minu ambitsiooni levelil isegi nagu blum. Et see ei ole täna minu ambitsioon. Mis ambitsioon on? Minu ambitsioon on luua midagi, mis jääb. Telesaated on kõige lühema
ajatsükliliselt on ta kõige lühema mõjuga tahad sa öelda või? Ma ju on. Kuidas ma ütlen, sa teed pool aastat, et valmistada ette ühte saadet ja ta on eetris pool tundi. Kõik, põmm, läin. Homme me ei mäleta enam seda saadet. Uued uudised, uued saated, uued emotsioonid ja see kaob. Kui sa teed midagi, nagu sinul on raamat, eks ole, mida sa kirjastasid, siis see jääb ja väga pikaks ajaks jääb ja see mõjutab inimesi väga otseselt. See paneb inimesi muutuma, liigutama, tegutsema. Ehk siis see annab võimaluse reaalselt midagi luua. Ja võt see reaalne looming on see, millega mulle meeldiks rohkem tegeleda. Saad sa seda täna oma transformatsiooni coachina piisavalt? Jah, nii palju, et ma ei jaksa isegi ära teha. Mul on ajapuudus on mul, jah, seda on mul küll, jah. Noh, et mõtted on väga suured, ideed on väga suured, aga jah, aega 24 tundi on meil ainult. Aga millega inimesed sinu poole kõige rohkem tulevad? Kus on inimeste selline kõige suurem transformatsiooni valupunkt? Kus kohas see meil asub? On see meie vaimses tervises või nimetissõrme otsas või kus see meie valupunkt on? Meie valupunkt on tegelikult enesekindluse puudumises. Me ei suuda võtta vastu otsuseid. Ka kõige tugevamad inimesed hakkavad endas kahtlema. Ja see kahtlus on üks nagu selline kurja juur. Kahtlus paneb sulle jala taha ja lükkab sind sinna auku, kus on sinu kehas kõige nõrgem koht. Ja võt sealt välja tulla, see on nagu selline, igal ühel on enda vastavalt sellele, kus on tema kehas, kus ta hoiab oma traumasid, kus ta hoiab oma mälestusi, vastavalt sellesse punkti lükkab see kahtlus tema põmm. Ja seal sa oled. Ja oled seal oma kahtlustes ja hakkad ennast madaldama, ennast süüdistama, kõike seda. Ja siis sa ei saa seda välja kuidagi. Ja siis on vaja sinuga natuke tegeleda, et sa saaksid aru, et see ei ole see, kus sa olema pead. Ja just see on see armastuses, armumises, tööalaselt, mis iganes see on, me vajame kindlaid otsuseid. Ja võt nende otsuste tegemisel me justkui vajame mingist välist, mingisugust sellist, kes ütleb, et see on õige. Ja me kahtleme endas, aga ei peaks kahtlema. See jutt tuleb mulle väga tuttav ette, ma suudan meenutada umbes väga palju kolmekohalise arvu kordi, ma arvan, kui ma olen just ka soovinud ise, et oleks kuskil see üks uks, kuhu ma koputan ja küsin, et mis on õige vastus sellele, et ka otsida nagu väljast poolt seda mingisugust, et keegi ütleks mulle, et jah, nii on ja nii, et see kahtlemine on päris huvitav, et sa selle niimoodi välja tõid. Aga kus see on üks strateegiline, üks väga... Vaata, ma tegelen praegu nagu sellist, ma töötan välja nagu selliseid, ma olen inglise keeles andnud talle nime Rapid Transformational Meditations. See on selline kiired, muutvad meditatsioonid, mis loovad sulle kohe muutust ja sa ei pea pikalt nagu seal sees olema, vaid see toimub väga kiiresti. Ja ma olen neid nagu loomas ja see, mis sa praegu rääkisid, see on üks väga tugev strateegia ja see, et sa ütlesid, et tahaks koputada uksele, juba seal ongi strateegia. Sa koputad uksele, aga küsi, kes sa tahad, kes seal oleks. Kes annaks sulle täna nõu? Et sul on tarvitseb ainult minna sellesse õigesse energiasse, avada ruum, näha ust ja sa tead, keda sa seal ukse taga näha tahad. Sa tead, kellelt sa tahad täna nõu, sa avad selle ukse ja kujutluses see inimene on seal ja nüüd sa pead lihtsalt olema tasa. Ja info tuleb. Ütle inimesele, et ta peab olema tasa, tal koosolek käib ju peas edasi. Seda küll, ja. See meenutab mulle silmameetodit, mida ma kunagi 2001 vist õppisin, kus ka tuli minna alfa tasandile ja siis otsida sealt, et kes su nõuandja on. Minul tuli Einstein. Ja, aga see... eriti kasu olnud vist. Ja, aga sa lihtsalt lõid endale ette mingisuguse ideaali, aga ta peab olema sinu tasandil. Ja, just. Ilmselt ei ole minu tasandil. Et sa saad nagu aru. Informatsiooni pead nagu vastu võtma. Aga väga tihti, mina näiteks väga tihti pean vestlusi Tony Robbinsiga. Lihtsalt pean temaga vestlusi ja mind ta väga aitab.
aga see ongi see, et kui sa mitte kuskilt enam ei saa, siis on inimesed ehk sinu, nimetame neid, Tony Robinson, eks ole, dokumentaalfilm on tehtud, et I'm not your guru. Ma mõtlesin, et ma saadan talle kirjad, you are my guru. Kõik, that's it nagu. Aga tulles selle raamatu juurde, sa olid üks nendest inimestest, kes tellis selle raamatu siis, kui ta ei olnud veel väljagi tulnud. Miks? Mis sind kõnetas? Ütleme niimoodi, et ma ei tea, mis see oli, aga ma millegipärast arvan, et see on nagu, et me tihti peale ei tea, miks me teeme midagi. Aga igal hommikul ma ütlen endale, et kes olen mina, et mitte usaldada universumit. Kes olen mina, et mitte usaldada universumit. Ja ma usaldan universumit ja kui ma näen mingisugust, kas siis vihjet või mingisugust, ja ma olin ripsmetehniku juures ja ripsmetehnik ütles, et oi, nägid, mis Kris välja annab. Mis ta annab välja? Ja siis tuli postitus. Ja siis ma tundsin. Ma lihtsalt tundsin, et see on nagu, et see on raamat, mida ma ei pea mitte omama, vaid mida ma pean lugema. Seal on erinevus. Mul on siin praegu selle arvuti all, mul on selline raamat. No. Ma ei ole seda veel nagu jõudnud, neid on tal 2 tükki, eks ole. Playback 1, see on Playback 1 ja siin on Urmas Oti kõik intervjuud, eks ole, aga ma ei ole seda nagu jõudnud lugeda, aga ma võtan seda niimoodi tasakesi, et näed, panen praegu arvuti all, on väga hea, eks ole, nii. Mul on Eesti-inglise sõnaraamat samas kohas praegu. No võt. Kellel mis? Et on raamatud, mis meil peavad olema ja on raamatud, mida me peame lugema. Ja ma tundsin, et see on raamat, mida ma pean lugema. Ja seetõttu ongi nagu see, et sul on nagu, ta on sul nagu joonitud, ta on sul nagu läbi töötatud. Et siis, ja ongi väga õige asi. Nii et see märk, mis sa ripsmetehniku juures said, sa ütled täna, et see pidigi niimoodi minema ja sul oli seda vaja. Ja. Mis su enda taust üldse tervise mõttes on, et kui terviseteadlik sa oled olnud oma elus või oled sa mingisuguses tervise? Tea, mis asja selles, et ma arvan, et ma olen tervislike eluviiside suhtes, ma olen täpselt see Harju keskmine naisterahvas, kes teab, aga ei tee, kes soovib ja proovib, aga alati ei jää kindlaks oma proovimistele, et see järjepidevus siiski nagu annab soovida, et see on selline keskmine naisterahvas. Näed, sina oled ka lihtsurelik inimene. Jaa, sellepärast, et järjepidevus on üks kõige raskemaid just nagu toitumises ja liikumises, see järjepidevuse saavutamine, see on üks, sa pead ikka nagu, sul peab see nabapunkt ikka nii tugev siin olema, et seda lõpuni nii, sul tuleb ju ainult 60 päeva vastu panna, aga rohkem ei ole vaja, siis on temast saanud juba harjumus, eks ole. Aga just need esimesed 20 päeva, esimesed 2 päeva, et need on nagu kõige raskemad. Mul ei ole kunagi olnud probleemi, ma olen käinud väga palju jõusaalides, minu elu on olnud nagu väga kiire, mul ei ole olnud nagu probleemi. Aga selle raamatu, miks see raamat minuni jõudis? See, mis ta räägib, need 4 sammast, millest ta räägib, need on minu jaoks üsna inimese jaoks, kes on palju nagu, kes on olnud huvitunud, siis ta leiab siit väga palju aha-momente, eks. Ta leiab selliseid momente, mida ta justkui nagu teab, aga keegi ütleb, see on täpselt see, et keegi ütles üle, meelde tuli, ja. Aga mis mind nagu, miks mina selle raamatu tellisin nagu vastusena, et universum, et usalda universumit, miks universum mulle saatis selle raamatu? See vastus peitub siin lõpus, kõige lõpus. Mitte kõige lõpus, aga siiski üsna lõpus. Ja see seisneb... Ja siis mul tulid külmavärinad, siis ma sain aru, et sellepärast mul oli seda raamatut vaja. Sellepärast. On selline koht, näed, nüüd ma lehitsen, eks ole, siin. On liikumine, eks ole. Liikumine, aga millest ta räägib, on tema seljavigastus. Tal oli seljavigastus ja ta oli 10 aastat vaevles seljavalude käes.
ja siis ta tutvus ühe mehega, Gary, keegi oli, mul ei tule see perekonnanimi praegu meelde. Füsioterapeut, jah. Jah. Ja siis ta tutvus selle Geeriga, kes on nagu üks imeinimene. Ja see Geeri pani teda tegema ainult 4 harjutust. Tal oli ka alaseljaga probleemi, ainult 4 harjutust, mis on siin raamatus ka nagu tal välja toodud. Ja ma proovisin neid harjutusi teha, pealtnäha väga kerged, aga need on nii spetsiifilised ja nii nagu ütleb, et me oleme harjunud nagu niipidi, eks ole, ennast painutama, aga me ei ole harjunud ennast sirutama. Ja mul oli ju nüüd juba vist 2 aastat tagasi oli mul väga tugev seljatrauma. Sellest ma hakkan praegu rääkima, ma olen nii valustust rääkinud, Et ühesõnaga oli see seljatrauma ja mul on ju tänase päevani kroonilised valud, aga ma elan nendega. Ma teen küll igal hommikul seljaharjutusi. Mul on üks äpp, mis ma tõmbasin endale alla ja see äpp aitab mul nagu tõmmata ennast kuidagi. Mul on isegi see rippuja, et ripun õues ja venitan ennast sõna otseses mõttes, aga need harjutused ja see info, mida ta nagu edastab, vot see oli see, mille järgi mina tulin selle raamatu näol, et ta räägib mulle ja ma usun teda, et need 4 harjutust aitavad mind nagu üks level edasi, sest ma tegin need läbi, et tead, kui raske neid teha oli. Nagu hästi kerge harjutus, nagu siin toob hästi kerge harjutus. See on mu lemmikharjutus. Noh, ja tegin seda ja mul oli nagu, ma tundsin, et mul nagu terve puus nagu keegi oleks nagu tõmmanud, nagu niimoodi tõmmanud ja ma ei olnud kunagi nagu sellist sirutust saanud tunda. Isegi kui ma rippusin, ma ei olnud kunagi tundnud sellist sirutamist. Et ma nüüd, kuna ma alles üleeile lõpetasin selle peatüki, siis nüüd ma teen neid harjutusi ja ma vaatan, mis juhtub minuga 2 nädala möödudes. Et võib-olla need, see mitte valu, vaid see on nagu selline nagu terav, lihtsalt sa kogu aeg tunned oma selga ja see täpselt nii, nagu tema rääkis, et see häirib sind nagu vaimselt, füüsiliselt, ma ei saa teha sporti, ma ei saa joosta, ma ei saa hüpata, ma ei saa ühtegi sellist asja teha, mida ma olen harjunud tegema ja seetõttu ongi nagu see, et äkki see aitab mind ja viib täpselt samamoodi, et ma viin ennast sellele tasandile, kus ma hakkan endale ütlema, et ja nüüd on aeg nagu nende harjutustega järjepidevus saavutada, järjepidevus. Ja, ma ise ka endise seljahaigena nagu vaatasin tõlkides neid harjutusi, vaatasin, et see on täielik nagu kullafond kõikidele haigetele. Ja. Aga üks teema, mis võib-olla, ma ei tea, kui palju sul aha-momente seal tekkis, on see puhkamine ja eriti just selle minu aja võtmine, et tihtipeale inimene ju, ma arvan, et sa oled minuga nõus, et tihtipeale inimene ei julge puhates, tekib selline tunne, et nüüd ma olen mingi laisk või süüdi või midagi, et samas on meie vaimse tervise ja meie tasakaalukuse jaoks niivõrd oluline. Ta annab siin mingisuguseid, ta annab omapoolseid nippe ka, mida selle minu ajaga teha, vanni võtmised ja jalutuskäigud ja ajakirja lugemised ja raamatu lugemised, peaasi, et mürast eemal oled. Mismoodi sina oma minu aega päevas võtad või mismoodi sa soovitad teistel seda teha? Vaata, mina nagu see minu aeg, ma alustasin selle minu aja võtmisega, ma arvan, et see oli ka mingisugune 1,5 aastat tagasi, kui ma hakkasin teadlikult võtma oma aega, aga nii nagu temagi siin räägib, on see hommikune minu aeg. Ja ma olen ka nagu lükanud selle nagu kõik hommikusse, et ma ärkan hommikul üles, mul lähevad lapsed koos minuga, astub välja minu laps, tema läheb bussi peale, mina lähen kõndima. Ma teen oma hommikuse jalutuskäigu koos oma koeraga, aga kui ma jalutan, siis ma mediteerin. Mul on peal mantra, ehk siis mul on nagu kõik kompleksselt nagu ühes. Ma kuulan oma mantraid, ma olen nagu sellel tasandil, kus ma nagu saan oma tunnetuse kätte, ma hingan sügavalt sisse välja, ma lasen kõik selle prahi, mis unest nagu pinna peale tekkis, ma lasen selle endast välja, ma võtan vastu uue informatsiooni, teen väikse tänulikkuse ja selle tunni aja jooksul ma tegelen endaga.
ja siis ma tulen siia maja taha, siis minu koer juba teab, tema tuppa ei tule, sellepärast et mul läheb üks 10 minutit veel maja taga, et teha läbi üks tänulikkuse rituaal ja igal hommikul 2 tundi mul läheb iseendale, sest et nüüd ma lisasin ka pärast seda, kui ta nagu rääkis siin liikumisest, siis ma lisasin enda hommikusse veel pooletunnise jõuharjutuste nii-öelda programmi ehk siis see HEAT treening. Et ma nagu, et see lihas, seepärast, et pärast koroonat, kui ma selle läbi põdesin, siis mul tekkis nagu lümfidesse väike selline, no ma tundsin ühesõnaga, et lümfides on mingi jama sees, et lümfid ei suutnud läbi puhastada seda paratsetamooli jama. Ja siis mul tekkis nagu lümfidesse väike selline jäikus ja ühesõnaga, et sealt ei puhastunud need asjad läbi. Ja siis ma sain aru ja siis tuli kohe tema nagu mulle ette, nii, siis ma võtsin suvalisest kohast selle lahti ja siis tuli täpselt see koht, kus ta ütles, et HEAT treening, hakka liigutama. Ja siis ma järgmisel hommikul kohe võtsin selle HEAT treeningu programmid võtsin ette ja hakkasin tegema pool tundi siis ennem ma teen veel selle HEAT treeningu läbi. Et ühesõnaga 2 tundi mul läheb, 2,5 tundi mul läheb hommikul raudselt iseenda peale. See on minu aeg ja kell 10 on mul kõik lõpetatud, siis ma hakkan tööle. Ja sa ütled, et sa oled sellist programmi enda jaoks teinud, suures osas sellist programmi teinud kuskil 1,5 aastat. Mis sul teistmoodi täna on, kui enne seda hommikust minu aega? Ma arvan, et kui ma nagu ei oleks seda teinud, ma arvan, ma ei elaks enam. Jah, päriselt. Nii ütledki. Sest et see nagu aitas mul nagu ikka, hullumajas olemine ei ole elamine, eks ole. No, nende jaoks, kes seal on, nende jaoks on, oleneb, mis rollis sa oled. Et jah, minu roll, ma selles rollis ma ei oleks tahtnud olla, et mul oli 2 varianti. Et kas ma nagu, või ei tea, mingid ma arvan, et mingisugused õpetajad minu ümber või minu sisemine selline olemine, et see nagu lükkas mind sellesse teadmisse, et ma pean hakkama hommikuti midagi endaga tegema, et ma saaksin kõik selle, mis minu sees toimub, ärevus, paanika, kõik see, ma pean selle endast ju kuidagi välja saama. Ma ei saa seda enda sisse jätta. Ja siis ma hakkasin endale tegelema ja oi, kui palju siis, ma arvan, et ma võiksin 3 raamatut kirjutada. Igal hommikul ma ka tihtipeale lindistan seda, kuidas ma oma tunnetega, kuidas üks või teine tunne tuleb, kuidas ma sellega tegelen, kuidas ma nagu seda läbiprotsessin, kuidas nagu tavainimesel aidata selle tundega nagu toime tulla ja siis ma kirjutan sealt strateegiaid, siis ma nagu loon sealt midagi ja selline, et ühesõnaga ma see on hoopis teine inimene. See inimene, kes oli ennem, seda ei ole enam, on uus inimene. Räägime korra sellest lühikesest perioodist. Ma loodan, et see oli lühikene, kus sa olid üle minemas siis, või alustasid alles selle oma hommikuse minu ajaga. Sa ütlesid, et sul on tänulikkuse rituaal. Seal Rangan Chatterjee räägib ka hästi palju sellest tänulikkusest. Et kui kerge või kui raske on seda tänulikkust sellel hetkel, kui sul nagu reaalses maailmas tundub, et sul pole millegi eest tänulik olla. Kui kerge seda teha on või mismoodi sa suudad olla tänulik? Tegelikult ongi nagu see, et meil on raske olla tänulik, kui kõik on hästi. Me arvame, et meil on raske olla tänulik siis, kui kõik on halvasti. Tegelikult on vastupidi. Kui meil on üsna halvasti, siis inimesel jätkub tahtejõudu pöörata see ümber, sest ta tahab seda nii väga tegelikult. Ta tahab seda olukorda muuta ja sellest tahtmisest tal tekib see paljas juba ainuüksi küsimus. Kuidas ma saaksin selle olukorra muuta nii, et ma saaksin selle eest tänulik olla? Juba see küsimuse esitamine viib tema sellesse seisundisse, kus ta hakkab mõtlema, ta hakkab looma vastuseid, et kuidas ma saaksin olla tänulik sellele, kuidas ma saaksin olla tänulik sellele sitale, mis minuga praegu toimub. Aga tuleb saavutada see vaikus enda sees, jälle sellest vaikusest tuleb, eks ole, vaikusest tulevad vastused. Sul ei tule vastused, kui sa vaad, kuidas ma saan siin tänulik olla täna täitsa lõpp, ei saa tänulik olla, eks ole, ja siis sul tekivad see viha, eks ole, ja kõik need reageerimised ja need impulsid, kõik need löövad ju nagu see sireen käib sul peas. Aga kui sa nagu astud just välja, aga kuidas ma saaksin olla tänulik? Ja selleks sa pead kukkuma siia.
ja siis sealt hakkavad tulema lohutus, sest tänulikkus selles hetkes on lohutus ja sa hakkad ennast justkui lohutama ja just see esitades endale läbi tänulikkuse tunde küsimuse, kuidas ma saan tänulik olla, hakkad sa ise ennast justkui väikese lapsena lohutama ja siit tulevad vastused. Kui sul on kõik hästi, siis sul teinekord läheb meelest ära olla tänulik selle eest, et kõik on hästi. Ja siis sa ei pruugi nagu siis ei pruugi tulla nii kiiresti seda järgmist hetke, kus sa võiksid olla tänulik. Et ikka, kui me jõuame mäkke, siis järgmise mäe peale minekuks me peame olema tänulikud selle languse eest. Muidu me ei hakka ronima. Mul tuleb president Meri ütlus sellega meelde, et olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis. No, täpselt. Kui palju sa oled näinud, et sellised nii-öelda vaimsed probleemid ja sellised depressiivsed kohad inimestel nagu füüsilisse tervisesse jõuavad ja seal laastustööd hakkavad tegema? Ma olen kuskilt lugenud, et on tehtud uurimustöö, et kui inimene on stressis, siis enne kõike annavad stressist tunda neerupealised ja läheb 2 aastat ennem kui see nii-öelda siis avaldub vähina. Et sinu stress võib olla, et kui avaldub vähk, siis 2 aastat enne seda hakkas tema teekond stressi näol. Et see on kuskil uurimustes lihtsalt välja toodud. Ma ei tea, kus ma seda lugesin, aga ma olen seda kuskilt lihtsalt lugenud, et see ei ole minu teadmine, see on lihtsalt kuskilt loetud. Väga huvitav lähenemine. Näiteks, kui sul hakkavad juuksed langema, siis mõtle, mis sa tegid 3 kuud tagasi. Ega sul ei hakka juuksed langema sellepärast, et sul eile oli halb päev. Su juuksed langevad sellepärast, mis sa tegid 3 kuud, mis sa tegid pool aastat tagasi. Missugused olid sinu reageerimised? Täpselt see stressihormoon, eks ole. Et kuidas su keha, nii nagu ta räägib siin, eks ole, kuidas su keha reageerib. Ja siis küsi, aga miks mu juuksed langevad? Aga mis pool aastat tagasi tegid? Mis juhtus sellest pool aastat tagasi? Aga selle pärast langevadki. Ja vähiga, mulle tundub, on samamoodi. Mis toimus sinu elus paar aastat tagasi? Ja nüüd mine sinna sellesse aega tagasi ja hakka sealt pihta. Kui palju sa inimestega nagu reaalselt selliseid vestluseid pead, et ütledki, et nii selline sümptom sul mul on ja siis lähme nüüd tagasi sinna maale? Ei, ma nagu sümptomite keeles ei räägi üldse inimestega nagu haiguslike sümptomite keeles. Ma ei räägi üldse. Mina räägin emotsioonide keeles. Ma nagu sümptomid jätan üldse nagu sinna, et selles suhtes sellised tõsised sümptomid, eks ole, ja tõsised sellised diagnoosid, need ei ole minu pädevus, mina sellega nagu ei tegele. Küll aga, kui inimene ütleb, et tal on sügav depressioon, siis sellega ma tegelen väga. Sest et sügavast depressioonist inimene ise välja ei tule niikuinii. Inimene ei tule sealt välja üksi. Ilmselt tuleb psühhiaatrite abiga ka tänapäeval enam. Ja. Nii ongi. Kas sulle lapsed ka satuvad ette või? Tea, mulle sattus nüüd eelmisel nädalavahetusel üks laps ja mul on 16-aastased väga palju kirjutanud. Ja vaata, mul on need manifestokaardid, mis ma olen teinud. Siis üks tüdruk tuli ja ta võttis manifestokaardi ja seal manifestokaardil seal oli talle sõnum. Ja ma nagu tundsin ära, mis asi see on, mis see kaart tegelikult talle öelda tahab. Vaata, ega nagu noortel lastel ei ole ju mitte ühtegi, tal võib olla, mina ei ole nagu kokku puutunud, nendega on tegelikult selles suhtes jube lihtne. Neil on nagu ainult paar probleemi, neil on alaväärsuskompleks, nagu, et ma ei ole ilus, ma ei ole tark, eks ole, sellest on tekkinud alaväärsuskompleks, nad ei hinda ennast piisavalt. Teine asi on see, et neil on armastuse puudus. Armastuse puudus tähendab seda, et kui sul on armastuse puudus, siis sul tekib selline tunnustuse vajadus ja kui ta seda tunnustust ei saa, siis ta hakkab märatsema, ta hakkab seda tunnustust nõudma, tekivad need hüperaktiivsed ja nii edasi. Üsna lihtne on nende selline stsenaarium.
aga sa ei tohi neile öelda seda ju vaata, sa ei tohi ju lapsele öelda, et sa vajad armastust ja noh, sa ei saa talle niimoodi öelda, eks. Sa pead nagu küsima tema käest nagu, et kas sa tunned, et sa oled väärtustatud. Kas sa saad enda jaoks piisavalt tähelepanu, mis paneb sind hästi tundma. Tunnete keeles tuleb rääkida nendega ja tutvustada nende tundeid, et mida nad tunnevad. Igal õhtul või et mul oli just Robertil oli sõber, kes talle tundus, et ütles talle halvasti. Ma ei küsinud, mis see sõber talle ütles. Ma küsisin, kuidas ta pani sind tundma. Ja siis ta kirjeldab seda, et kuidas ta pani teda tundma, aga kohe, kui sa küsid lapse käest, kuidas see paneb sind tundma, siis laps hakkab kohe ennast ravima, sest ta on välja öelnud selle tunde, mis see temast tekitas ja siis ta justkui nagu sülitab välja selle tunde endast. Kirjeldades tunnet, me räägime välja selle tunde ja siis ta hakkab kohe, aga noh, ta hakkab ise kohe, aga noh, sest ta saab aru, et tal ei ole seda tunnet vaja. Kas nutisõltuvus on ka mingisuguse asja puudus? Nutisõltuvus tekitab puudust. Et nutisõltuvus, jah, see on meie nähtamatu vaenlane hullem kui koroona, tead. On küll, jah. Sa ise ju suvel oma poja vestlesid ka sellel samal teemal ja Ranganil on minu meelest vähemalt ka 14-teismelise kõrvalt vaadates päris head nõuanded selle kohta, et kuidas sina seda nutisõltuvust näed? Mul väiksemal pojal pole üldse seda. Tema on nagu selline looduslaps. Suuremal pojal on see, et tal on üks paha asi on siin. Ta on kuradi hea selles, mis ta teeb seal. Ehk siis vaata, ongi nagu see probleem, et kui ta mängib, tal on seal mingid turniirid ja ta mängib, see on see Fortnite, eks ole. Ja kuna ta on väga hea rütmitunnetusega, ta mängib trumme, siis tal on see, tal on imekiirelt, käib kõik ja ta on hea selles, mis ta teeb. Ja seetõttu ma ei saa talle öelda, et sa ei tohi seda teha. Aga ma saan seda nagu piirata, aga me oleme nagu Richardiga hästi palju sellest vestelnud ja ma olen talle öelnud, selgeks teinud, et Richard, nutis olemine teeb sind tuimaks. Ta tuimestab sinu, sa oled ühel hetkel niimoodi, et sa ei pööra enam tähelepanu, sa ei viitsigi enam tähelepanu pöörata, sa ei viitsi midagi teha, sa ei viitsi kuulata, sa ei viitsi midagi teha, sest ta tuimestab sind, ta muudab sind loiuks ehk zombiks. Ja sa ei näe enda ümber enam, sest sul ei ole enam nagu huvi selle vastu, mis sinu ümber toimub. Ja ma olen selle nagu selles suhtes tegin justkui nagu katsetuse enda peal. Mul oli mingisugune periood, mul oli mingi nutiperiood oli täiesti ja ma ei mäleta, miks see nii oli, aga see oli mingi väga tugev nutiperiood ja ma olin sunnitud selles olema. Ma ei mäleta, millega seoses. Ja Jesus Christ, kui see 3 päeva oli läbi saanud, ma olin montaažis, mul oli üks saade vaja valmis teha seoses vaktsiinidega, mul oli see intervjuu vaja valmis monteerida ja ma monteerisin ja ma olin arvutis ja see 3 päeva, mis ma lõpuks, montaaž on ju arvutis ja nad arvutis ja lõpuks, kui ma siis välja sain, tead, ma ei tahtnud kellegagi rääkida, ma ei tahtnud mitte midagi, ma olin täiesti zombi ja mul läks 2 päeva, et taastuda sellest. Mul tekkis okserefleks, kui Priit või keegi ütles, et mine käi üleval arvutusele. Ma ei taha näha ka, sest mul oli nagu nii suur selline, nagu, ongi nagu okserefleks tekkis sõna otseses mõttes, sest ta tõmbas mind täiesti tühjaks. Ja mõtle, su lapsed on, eks ole, hommikust õhtuni teinekord. Nad tulevad koolist kohe hops ja ongi seal. Ja siis nad tulevad, nad on zombid, nad on näost valged, nad ei taha süüa sellel ajal. Nad tulevad välja, siis neil tuleb meelde, et süüa on ka vaja. Ja me kasvatame siis zombisid ju. Siis nad võtavad mingisuguse kiire suhkrulaksu endale sisse, nagu topelt litaka endale. Ja, just ja see on normaalsus. Kui palju on väikeseid ülekaalulisi nagu tänaval, kui sa vaatad, siis et 5 lapsest 3 on rasvunud.
see on õudne, see on nii õudne, et see lihtsalt on õudne. Mul viimane šokk oli sellest, kui ma Aquaspaas käisin mõni aeg tagasi. Ma lihtsalt see... Aga mõtle, mis 10 aasta pärast, mis nende laste tervised teevad 10 aasta pärast? Ja, aga see on, vaata, aga see on meie generatsioon, kes seda väga paljuski lubab praegu. Kes laseb sündida, mis on õudsam. Süüdistada pole ka kedagi, peeglisse tuleb vaadata. No just, väga õige, jah, täpselt nii ongi, meie lubame seda teha. Miks meie lubame? Mul on selline tunne, et me oleme ise nii suures vajaka jäämises, mis puudutab seda sama puhkust. Me ei jaksa, me ei puhka ennast välja, me ei jaksa oma lastega tegeleda, me panemegi nad... See ütlus, et telekas on kõige parem lapsehoidja, eks ju. Ehk siis nutiseade on kõige parem lapsega tegeleja, sellepärast, et ise enam justkui ei jaksa, ei puhka normaalselt, ei maga normaalselt. Paljudel inimestel on unehäired, Rangan toob ka siin raamatus välja nagu terve plejaadi igasuguseid asju, kuhu see lõpuks mõjub, sealhulgas rasvumine. Nagu see on kohutav, me ei saa tegelikult täna minu meelest inimkonnana enam endale lubada mitte puhata ja mitte magada. Et see töönarkomaania, see võiks olla juba eilne päev. Jah. Mulle meeldis tema lause, et me ei peaks enam mõtlema treenimisele, vaid liikumisele. Et isegi treenimine on meie jaoks kohustus. Et juba see viib meid tegelikult stressi, et me nagu treenime ja me peame treenima ja et me tegelikult ei puhka, vaid me võtame seda ka kui tööd, et selle asemel, et võtta seda kui, et me peaksime liigutama ennast. Et liigutame, et just see, et sa tuledki nagu selle arvuti tagant iga tunni tagant püsti, et sul ongi mingid äpid, mis sind püsti ajavad ja siis sa nagu läbi selle nagu tajud oma keha selle otseses mõttes, et kui sa liigud, siis sa oled olemas. Mina tuletasin endale nüüd täna hommikul teist hommikut järjest vana sellise liikumisviisi meelde, mille kõrvalt ma ei saa lihtsalt mitte midagi mõelda, kuna ma mõned aastad tagasi alles õppisin ujuma, siis ma lähen basseini ja ma ujun krooli, aga ma ei saa seal koosolek ei ole lubatud, sellepärast et ma pean mõtlema, et üks käsi, teine käsi hinga, üks käsi, teine käsi hinga. Et siis on hea võtta endale mingi selline tegevus, kus sa pead olema üleni selle tegevuse sees, et see muu selline see email ja too asjad, et neid ei saaks teha. Meil issand aeg läheb suga nii kiiresti. Hullult tahaks sinuga mingisuguse sinu juhendamisel mingi meditatsiooni sellise lühikese 5-minutilise läbi teha. Kas see oleks võimalik? Ma mõtlesin, et hästi kiirelt kirjutasin ühe meditatsiooni. Et mõtlesin, et kui teeks ühe sellise kiire emotsiooni vabastamise meditatsiooni, et kui sa nagu mõtled nagu sellele, eks ole, enne kui me nagu seda teeme, et kui sa mõtled sellele, et meil on kogu aeg on meie nagu sellises aura väljas on kogu aeg mingisugused emotsioonid, mis on meiega ka siis, kui me ei mõtle sellele. Iga emotsioon lahtub siis, kui me oleme selle asendanud millegagi, kui me oleme nagu asendanud selle emotsiooni mingi teise emotsiooniga. Et nii nagu loodus ei salli tühja kohta, on ka sinu energeetiline väli, et seal on väga palju selliseid kõrgemaid ja madalamaid emotsioone, emotsioon, tunne. Tunne on nagu see, kus sa oled nagu sügavamal tasandil ja tunned seda oma kehaliselt, eks. Emotsioon on see, mis on veel nagu justkui sinu aura väljas ja ei mõjuta sind otseselt, sa võid selle alati ära saata. Emotsioon teinekord koputab su nagu uksele ja me võtame nagu neid emotsioone sisse, teadmata, et see ei ole meie emotsioon, eks ole. Ja me ei oska neid ära saata, need emotsioonid jäävad siia ekslema. Ja mingil hetkel, kui nagu sa ütlesid, kui sul uks avaneb, siis ops tuleb sisse ja seguneb sinu nende madalate energiatega, oi kui võimsaks võid minna. Ja siis sa mingil hetkel avastad, et miks ma nii vihane olen. Ja me ei tule selle peale, et küsida, kelle viha see on. Kelle vihaga ma praegu tegelen? See ei ole minu viha. Aga
ühesõnaga, ma tavaliselt teen oma meditatsioone sellise väikese muusikaga, mul praegu seda ei ole. Mul on küll, ma panen väikse muusika ka käima. Nii. Nii. Laki, kuule. Laki, ära ennast praegu nühi siin, sa häirid oma selle. Tule siia vaja. Oota, ma näitan koolist. Laki, vaata. Küll. Mul elukaaslane naerab kogu aeg, et minuga on väga ohutu reisidel käies. Ma vaatan ainult koeri, ma mehi ei näe. Panen selle siia. Nüüd läheb põnevaks. Et ma panen siit ühe muusika käima. On seda kuulda? Ja. Ennem kui sa paned silmad kinni, siis proovi lihtsalt nagu tajuda, kuidas sa istud praegu oma istmel. Kas sa oled mugavalt, kas sinu tagumik, sinu tuharad on nagu nii-öelda vabalt, et nad ei nõjatu toolile, vaid nad on vabalt. Kas sinu jalad on maas? Kas sinu käed on nagu mugavalt, nad võivad olla laua peal, võivad olla sinu kõrval. Kas sinu õlad on vabalt ja kas sinu pea toetub õlgadele, mitte ta ei kuku ette ega taha. Ja nüüd, kui sa oled nagu selles teadlikkuses, siis nüüd võid silmad sulgeda. Hinga sügavalt sisse. Välja. Sisse hingates hoias hinge sees, lugedes 4. Välja hingates 5. Hinga sisse 4. Ja välja hingates 5. Välja hingates sa tunned, kuidas kogu sinu keha lõdvestub. Sa lähed justkui järjest sügavamale enda sisse. Sa vajud enda sisse. Sa tunned, kuidas sinu silmad justkui vajuvad sügavamale. Sa vabastad oma kõrisõlme. Lased selle vabaks. Sinu õlad vabastavad pinge. Ja nüüd sa küsid enda kehalt. Mis on see tunne, mis on minu kehas? Mis on tulnud minu kehasse? Ilma, et ma seda tahaksin, et ma oleksin loa andnud. Kuid see on tulnud minu kehasse ja see on minu kehas ja tekitab minus ebamugavustunde. See tunne tekib nüüd sinu kehas, ta muutub teravamaks ja ta tõuseb sinu pähe. See tunne kerkib sinu kehast ja ta tõuseb sinu pähe. Sa tunned seda raskust enda peas ja sa küsid, mis tunne see on. See ei pruugi olla sinu tunne, aga see võib olla sinu tunne.
See tunne hakkab sinu peas justkui keerlema. Sa tunned seda. See keerleb sinu peas. Ja nüüd sinu peegeldus sinust, ehk siis sinu sügavam teadlikkus astub sinu kehast välja. See astub sinu kehast välja, sinu kõrvale. Nüüd ta astub sinu ette. See on peegeldus sinust endast. See on sinu kõrgem teadlikkus, kes vaatab sind eemalt. Ta tekib sinu ette. Tema näeb seda tunnet, mis sinu pea kohal on. Nüüd see tunne justkui nöörina, energeetilise nöörina hakkab ennast ümber sinu keha. Justkui keerutab ümber sinu keha, mässima sind enda sisse. Sa tunned, kuidas see tunne võtab sind enda sisse, ta seob sinu käed, sinu keha, sinu jalad. Sa oled haaratud selle tunde poolt. Sa oled täiesti lukustunud sellesse tundesse. See on väga terav teadlikkus sellest, et see tunne on olemas sinu kehas. Sinu peegeldus küsib nüüd sinult. Kas sa tahad seda tunnet tunda? Vasta talle. Kelle tunne see on? Miks sa selle tunde enda sisse lasid? Sinu peegeldus küsib nüüd sinult. Kas sa tahad selle tunde asendada mõne muu tundega? Millega sa tahaksid seda asendada? Millega sa tahaksid selle tunde asendada? Mis tundega? Sinu peegeldus hakkab neid energeetilisi nööre sinu ümbert nüüd ära tõmbama. Ta teeb seda kergelt, ta teeb seda nii, et sa ei tunned ennast järjest rohkem vabastatuna. Ta tõmbab neid nööre sinu ümbert, sinu pea ümbert, sinu keha ümbert. Ta korjab need kokku enda käe peale. Ta korjab need enda käe peale kokku. Sa näed, kuidas ta korjab neid, ta tõmbab neid sinu ümbert. Ta tõmbab neid, ta tõmbab neid sinu ümbert, sinu pea pealt. Sa oled nööridest vaba. Ta on tõmmanud need enda käe peale. Nüüd sa vaatad, kuidas sinu peegeldus sinust endast, sinu kõrgem teadlikkus lahustab selle, justkui selle helelillaks valguseks. Ta lahjendab selle tunde. Sa tunned kergust enda kehas. Ta lahjendab selle tunde ja sinu silmade ees ta muudab selle tunde selleks, milleks sina tahtsid, et ta selle muudab. Ta muudab selle ära, sa näed, see hakkab muutuma, see hakkab värve muutma. See muutub selleks värviks, mida sina loodad, et see tunne endaga kannab. See on valge suur energia. Sa võtad selle tema käest, annab sulle selle ja sa paned selle endale südamesse. Sa paned selle endale südamesse ja sa tunned kogu oma kehaga, kuidas see tunne ujutab sinu keha üle. See ujutab kogu sinu keha üle. Sa tunned, kuidas see paneb sind särama, kergemalt hingama. Ja sa oled vaba. See peegeldus sinust astub nüüd sinu sisse tagasi. See astub sinu sisse tagasi. Sa tunned tema kohalolu. Sa tunned tema kohalolu enda südames. Te olete üks. Te olete üks. Te keerlete justkui ümber oma telje ja te maandute. Jalad on vastu maad, maailma võtab sind vastu sellisena, nagu sa oled. Sa tunned oma istmikku, sa tunned oma käsi, sa tunned oma õlgu, sa tunned oma silmi ja sa avad silmad. Sa oled siin ja praegu. Tere. Tere.
Ma pole vist elus nii kuulekas olnud. Issand, aitäh sulle. Minul on vaatajatele üleskutse, kirjutage pärast, kui ma panen selle videosalvestuse meil Facebooki lehele, kirjutage pärast, mis homme, mis emotsioonid teil tekkisid ja mina tunnen praegu, et ma mõtlesin, et ma pean toitumisega paar kilo endal maha saama, aga näed, läks emotsiooniga. Issand, äge. 1000 tänu. Ja see oli nii kerge. Ja kui on raamatu nende minu aja vahepeale, võib ju vaadata uuesti seda salvestust. See on imeline asi, mida saab ükskõik kui tihti uuesti teha seda sama meditatsiooni läbi. Sa ei pea väga kaugele minema, sa ei pea nagu meeletut vaeva nägema, see kõik on nagu, see on imelihtne, elu ongi imelihtne. See ongi imelihtne, et minul näiteks tuli siis, kui sa ütlesid, et tunne seda tunnet, mis sust tahab välja saada, mul tuli hoopis teine tunne kui see, mille ma olin endal valmis mõelnud. Vaata, kus pea ja alateadvus tegelikult ei nagu, üks räägib aiast ja teine aiaaugust. Ma eile tegin ühte teraapiat ühele naisterahvale ja ma viisin ta rännakusse ja me olime mõlemad väga-väga kindlad, et ta läheb ravima, nii-öelda sellelt tervendama kurbuse tunnet, nagu kurbust. Ja see nagu lõi ülesse. Ja kui ta läks meditatiivsesse olekusse, siis tuli hoopis midagi muud, hoopis teine mälestus, hoopis teine lugu, aga see, mis tal sees nagu tekkis, oli selline avanemine, et kui me läksime organisse nagu keha organisse alguses sisse, et justkui nagu arvates, et seal on mingi kurbuse lahjendamine, siis tegelikult hakkas hoopis teist teemat seal lahjendama ja tegelikult oli see, et tal oli ühesõnaga oma keskkond, kus ta oli ja siis see nagu muutus lõpuks nagu valgeks ja kergeks. Et me arvame, et me peaksime tegelema nagu nende emotsioonidega ja tegelikult me ei tea, et meie energia väljas on hoopis mingi muu emotsioon, kes on kuskil nagu kinni ja me ei tea, miks ta kinni on ja kelle omad on ja nii edasi. See meditatsioon on tegelikult imeline viis teha seda, mida sina ütlesid, usaldada universumit. Et kõik vastused on ju tegelikult meie endi sees olemas. Lihtsalt õige labidas ja peab olema ja õigest kohast peab kaevama. See on niisugune imeline asi. Kuule, lõpetuseks, meil on 2 minutit jäänud. Mis su inimese tervise koha pealt, mis sinu peamised soovitused on inimestele? Kuidas me saaksime inimestena tervemateks? Me ilmselgelt ei ole terved. Ma arvan, et kõige olulisem, vähemalt minu jaoks on nagu ma ei mäleta, kas doktor Rangan rääkis sellest. Äkki rääkis. Aga minu jaoks on kõige olulisem see, et kohe, kui sa tabad ennast kellegagi võrdlemas, siis peata ennast, ütle stopp. Stopp. Nagu teadlikult lihtsalt peata ennast sellel rongil. See on kõige hävitavam. Sellepärast, et me ei võrdle ennast tihti peale ainult oma naabriga, vaid me võrdleme, meil on nagu seda võrdlusmomenti võimalik saada igalt poolt, iga kell. Me võrdleme nagu ka seda, et kui palju me suudame ühes sekundis luua võrreldes kellegi teisega. Me nagu oleme ajaliselt piiratud, aga me ei suuda ennast piirata nagu oma tegudes, et stopp, ütle stopp endale, nii kohe, kui sa hakkad kellegagi ennast võrdlema, stopp. Ma ei võrdle ennast mitte kellelegi, sest sellega sa säästad oi, kui palju oma tervist. See ongi see, et siis sa saad aru, aga ma ei pea ju rassima, ma võin ju puhata. Ma ei pea ju nagu nii palju jõudma, ma võin ju puhata hoopis, sellepärast, et ma ei võrdle ennast kellegagi enam, mitte kellegagi. Ja mul on üks nagu, lisaks nagu doktor Ranganile on mul nagu selline, veel üks selline soovitusstrateegia siia kõrvale panna, võib-olla panna nõutidesse kuskil, tal on siin olemas ju nõudi koht, eks ju? Ja, on täiesti. Ja,
ja Note'idesse tee endale nagu selline programm, kus vali endale üks päev nädalas, kui sa tuled õhtul koju, temal on öeldud, et 1 tund vist päevas tuleb leida iseendale, jah? Ja. Meil on üsna raske leida seda tundi iseendal, kui me oleme 8–5 tööinimesed. Aga minul on leia 1 päev nädalas, kus sa oled 2 tundi, tegeled mitte iseendaga, nagu et vaatan, mis täna teen iseendaga, vaid tegeled teadlikult lugemisega. Nagu võta aeg maha, et lugeda, sest meil on öökaapi peal hästi palju raamatuid, mida me ei loe. Kui me nagu loeme, siis me loeme nad võib-olla mingi 1,5 aasta jooksul nagu jõuame kunagi ja nagu loetud. Võta endale kord nädalas see 2 tundi või jaota nad kuidagi, et see 2 tundi nädalas on sul nagu see, et kui sa loed ja sa ainult loed, kõik on nagu väljas. Kõik on väljas, lülitatud välja, oled oma magamistoas kas või pikali, mitte keegi ei tohi sind segada, see on sinu aeg lugemiseks. Ja loe neid raamatuid, mis annavad sulle nagu enesekindlust, nagu teha paremaid valikuid. Et loe elulugusid, loe suurte inimeste elulugusid, kes on tulnud läbi nagu igasugusest jamast ja nad on ellu jäänud. Inspireerivad raamatud, mis tõstavad sinu energeetilist energeetilist levelit, nagu et see on nagu levelit, nagu tunnetuslikku levelit, et sa oled nagu kõrgemates energiates ja sulle tekib eneseusk rohkem. See pläma, mis sa selle naabri naisega ajad, kus ta ütleb sulle, et oi, sa oled nii tubli, sa niikuinii ei usu teda. Aga hakka ise ennast veenma läbi väga suurte raamatute ja 2 tundi ja mitte vähem. Nii tore. Ja lugemine on ainus tegevus, mis ei ole võib-olla ainus, aga üks peamistest tegevustest, mis toidab meie vaimu. Jah, meil ei ole selleks aega, me ei võta selleks üldse enam aega. Meil on kuhjades raamatuid ja me ei võta aega, et neid lugeda. Ja ma arvan, et nende raamatute olemasolu teeb meid targemaks, ei tee. Jah, see padjal paneks ei toimi, ma olen proovinud. Ma lihtsalt ei hakka vähem. Õudselt tore, kui saaks tõlkida ka niimoodi, läheks kiiremini. Paned padjale, hommikul on eestikeelne. Tuleb ise minna füüsiliselt arvutisse. Jah. Ma panin ükskord ka ühe raamatu padja, ma tegelikult unustasin ta padja alla. Ma nagu hakkasin lugema ja siis mingi asi, ma jäin magama ja kuidagi mingi asi häiris, ma panin selle lihtsalt padja alla niimoodi. Ja siis hommikul avastasin, et see oli raamat, mis mul padja all oli. Ja siis ma hakkasin katsetama, kas ma olen siis targem. Ei tea, ei vist. Aga selle raamatute ülistamisega sobibki inspiratsiooniraamatu kogu raamatuvestlus lõpetada. Aitäh sulle, Karmen. Ja aitäh sulle, kes sa see tund aega ja 4 minutit meiega koos veetsid. See oli äärmiselt valgustav, nii nagu ma arvasin, et natukene tulevad jalad maast lahti, nii ka läks. Ja homsest lõunast, hommikust, mis iganes ajast on siis salvestus meie kodulehekülje peal üleval ja Facebooki leheküljel täpselt samamoodi ja ootan sind tagasi taas järgmisel neljapäeval, sest siis on hoopis teine inimene, hoopis teised teemad. Aga issand, ma ei oskagi praegu midagi. Ühesõnaga, like, share'id, keerid seda ja share'ida seda videot praegu kõikidega, keda te tunnete, et võt sellel inimesel oleks vaja emotsioone vabastada ja ma tahaks näha, kas te ei leia ühte või 2. Ma lõpetan selle tooniga, et ma näitan oma armast koert, kas te olete näinud nagu sellist koera, kes nagu niimoodi lihtsalt istub. Salvestuse lõpuks on nunnumeeter ka kuu peal, püha jumal. Lihtsalt istume, istu, muidugi istu. Võt selline. Kuulge, väga vahva oli. Ja selle ilusa pildiga nii nummilt istuvast koerast me täna lõpetame. Suur aitäh, kõigil oli väga imeline. Aitäh sulle, Kris, et kutsusid. Aitäh. Aitäh tulemast ja aitäh vaatamast. Järgmise neljapäevani.